Tere tulemast! Mina olen õpetaja Allan ja täna uurime, mis vahe Fusionis on siis kehadel, detailidel, koostutel, mis siis see koostu üldse on ja kuidas teha natukene keerulisemaid asju kui lihtsalt üks detail, võtmehoidja või legoklots või midagi sellist. Sellest natuke keerulisem. Me teeme seda siis kaanega karbi näitel. Ja kõigepealt ma alustan sellest näitest, kuidas siis mitte teha. Et ma võtan siit new ja nüüd Autodesk on jaganud siin Fusionis siis põhimõtteliselt 3 suuremasse kategooriasse, mis faili me saame alustada. Detaili, disain, ehk siis part või ka üks komponent. Ja siis on assembly, on siis eesti keeles cost või costu ja siis on hübriid, kus need 2 asja saavad siis nagu ühes koos olla rõõmsasti. Aga me alustame siis detaili disainist ja kaanega karp ilmselgelt siis koosneb tegelikult 2 detailist, kaanest ja karbist. Aga me teeme ta siia ühe detaili sisse. Ma panen selle eelmisest kinni. Siis ta tuleb ühe detaili sisse 2 kehana. Mis see keha on? Et kui ma vajutan R, teeme siia kiiresti ühe keha. Nii, siin on üks keha. Tuli siia keha talle üks keha. Hea traditsioon on talle panna nimi ka. Paneme talle nimeks lätakas ja teeme veel ühe keha siia. Topeltklõpsuga ma saan terve selle raami ära valida. Tõmbame talle siia laiuse paika ja paneme teda natukene rohkem siia ja ekstruudime. Nii, nagu tähele paned, siin on kohe automaatselt valitud siis lõikamine. Panen OK. Ja mis juhtus? Meil on 8 erinevat lätakat ja nad on kõik siin selles mõttes ka nagu erinevad, et ma võin võtta siit extrude ja muuta midagi. Meil on üks komponent, mis saab nime siis, kui me ta salvestame. Et hea praktika on kohe salvestada. Karp ühe detailina. Nii, tuli siia kaanega karp on ju. Tal on siin terve hunnik kehasid juba siin selle detaili või komponendi sees. Nii, ma võtan siit kõik need tegevused tagasi ja kustutame ära ka ajajoonelt ja hakkame siis seda karpi tegema. R, valime tasandi. Teeme siia näiteks 75 korda 100, extrude ja 50 näiteks. Offset 2 ja meil on karp olemas. Save. Nüüd oleks vaja siia kaan teha peale. Üks variant on, et me võtame siit uue sketši, valime siit selle serva ja hakkame siia siis kuidagi seda sketši joonistama. Aga me seda ei taha teha. Me saame projekteerimisega, ühe liigutusega põhimõtteliselt siit selle kätte mõlemad servad. Paneme OK. Ja on meil sketš olemas. Näete sketšid alla vaadates, meil on 2 sketši. Paneme siis, kui me oleme siin juba kaanega karp, on meil selle detaili nimi, et paneme kehadele nimed karp ja me tahaks teha siis uue kaanega selleks, et nagu, praegu mul on näiteks valitud siin see sketš, kui ma panen see extrude ja extruudime midagi, siis ta näitab siin join ja ühesõnaga kõik on, ta nagu üritab kombineerida seda kaant selle karbiga juba. Ma võin valida siit new body, aga ilusam on seda asja teha siis nii, et ma peidan selle karbi üldse ära. Mul jääbki see projektsiooni sketš ainult siia. Valin siit selle tahu ja teen siit -2 näiteks. Ja näed, siin on juba automaatselt valitud new body. Et kui sa teed õiges järjekorras asju, et sa pead siin vähem klikke ka tegema. Nii, nüüd ta automaatselt peitis mul kohe selle sketši ära. Et ma teen selle uuesti nähtavaks, võetan extrude. Nii, nüüd meil on olemas karp ja kaan. Ma selektin selle ära, liigutan teda natukene kõrgemale. Ja ongi kõik on ju. Rohkem me sellega siin midagi väga teha ei saa, et me saame talle panna mingi materjali, mingi värvid on ju. Aga ta on kõik on üks detail. Ma saaks teda 3D printimiseks eksportida siit kaane ja karbi eraldi printida, aga teha mingi uus koostu, kus on siis see detailina see karp sees ja kuidagi panna see karp ja kaan oma vahel suhtesse, et seda me teha ei saa. Ta on mul salvestamata praegu, siin on tärn taga, ma salvestan ta ära. Järgmine variant oleks siis see, et me teeme karbi ja kaane nagu eraldi detailidena.
vaatame, kuidas see välja näeb. Teeme kiiresti siis selle karbi uuesti, 75 korda 100, extrude 50, shell ja salvestamata jäi alguses, aga no salvestame ta ära, paneme siia siis karp, teeme veel new save kaan ja nüüd meil on nagu ka enda probleem, et meil ei ole siin nagu kuskilt seda projektsiooni teha. See karp jäi meil sinna teise faili. No ma teen siis praegust peast uue siis sketši, nii kuna ma mäletan värskelt nüüd on ju neid karbi mõõte, ma teen nende mõõtudega selle siia. Ja nüüd ma saan siis siit extruudida. No ilmselgelt need mõõdud ei ole nüüd kuidagi seotud karbi mõõtudega, et see gaas on nüüd nagu täiesti eraldi detail. Jälle peame selle sketši nähtavaks tegema. Ja on meil see kaan ka olemas ja salvestame. Nii, nüüd mul on olemas siin siis kaan, on olemas karp, kuidas need omavahel kokku panna. Võtame new ja teeme siis uue koostu. Ja ma saan lisada sinna siis selle karbi. Ta aktiveerib kohe liigutamise käsu. Aga hetkel mulle täitsa see sobib, et see karp on siin keskel. Lisame kaane ka. Ja no kaane puhul siis me tõstame ta mööda Z-telge üles. Nüüd on meil koostu, kuhu on siis lingitud 2 komponenti või 2 detaili. Näete, siin on siis all näha ka, mis kehad ja asjad seal on. Ja ma saan nende vahele panna mingeid seoseid. Näiteks võtan siit relationships ja join ja valime siit keskkoha ja keskkoha. Ja saime siia kaane. Selleks, et see kaan selleks, et see kaan siin päris nagu igale poole ei läheks, ma fikseerin ära 0 punkti ja panen talle siis mingisuguse maksimumi ka. Nii, no midagi sellist. Nüüd me oleme seadnud talle miinimum ja maksimum piirid ka ja salvestame selle ära ka. Nii, on juba parem, on ju. See karp ja kaan on nagu eraldi detailid ja me saame siia vahele mingisuguseid seoseid panna. Aga probleem on selles, et nad on täiesti eraldi siis joonistatud. Et kui me läheme ja muudame ära näiteks karbi seina paksuse, paneme selle suuremaks. Save. Näeme, et siin on midagi uuenenud. Uuendame ja näed, karp on muutunud, gaas on jäänud samasuguseks. Ma saan minna nüüd tagasi muud kaane ka ära ja nii edasi tagasi. Aga kuidas me saaks niimoodi, et nad oleks omavahel seotud, nii nagu siin me detailina neid tegime. Et kui ma siin näiteks lähen ja muudan selle karbi seina paksemaks, siis näed, muutus gaas ka kohe, sest nad on projektsiooniga omavahel seotud. Et kuidas seda teha? Selleks me siis võtame siit uuesti, teeme 3. variandi. Alustame hübriidina seda asja. Salvestame kohe ära, et see on nüüd meil hübriidfail niimoodi, et meil see koostu nimi siis on kaanega
karp ja ma panen talle siia eristamiseks hübriid taha ja teeme kohe uue komponendi karp ja teeme kohe teise ka. Ja kui sul on nüüd hübriidfailis mitu komponenti, mida sa saad siin muuta, et siis siin selle mummukesega sa saad aru, et see on siis nüüd siin komponent, millel on mummuke taga ja see on komponent, see on nagu alamkomponent. Selleks, et millegagi siin tegeleda, me siis valime ta ära kõigepealt. Vajutame R, teeme jälle selle kasti siia. Õõnestame seest ära ja teeme siis kaane ka. Nii, kuna nad on meil nüüd ühes failis, me saame siit valida. Võime valida uue sketši. P. Ja ongi meil olemas sketš. Võime panna siit finish. Näiteks extrude. -2. Näed, siin on kohe automaatselt new body. Nad on eraldi komponendid, karp ja kaan. Ta ei ürita neid kuidagi ise siduda. Jälle sketš peidetakse automaatselt ära. Toome ta nähtavale. Ja on olemas meil. Nii kui ma nüüd panen move, nüüd ta tahab tõenäoliselt meil mõlemad liigutada, jep, nii ongi. Et selleks, et siin nagu oleks parem toimetada, oleks viisakas kasutada isoleerimise käsku, isolate. Tõstame kaane kõrgemale. Ja kui ma siia üles klõpsan, siis ma näen mõlemat. Ja kui ma nüüd vajutan J, siis ma saan nende vahele seose panna. Ja paneme siis need liikumise piirid ka. Nii. Meil on ühes failis koos 2 komponenti ja koostu. Näed, siin ikoon on ka muutunud. Ja kui ma panen talle nüüd veel natukene siia mingisugust materjali. Siis on mul karp olemas. Aga noh, see hübriidlahendus on, ütleme, algaja jaoks siis ka kõige keerulisem igasugust jama võimalik genereerida kõige lihtsamini. Jõudu tööle!